Jälle, tahtsin oma seebi veest rääkida, tuli lihtsalt lendas vahele. Selle taga on üks punane buss, kus inimesed vist veel magavad. Siis tuli kõrval piip, piip, piip. Ja siis ta ei teadnud täpselt, kuhu ta läheb. Ja siis ta oli ikka piip, piip sees. Tere hommikust! See vist on täna meil esimene ööbimise koha hommikus. Meie oleme esimesed vist, kes üleval on. Julgen öelda, et niipidi vist on tõesti parem magada, et mina siin vahekäigu peal olen. Ja nii on mul natuke rohkem ruumi. Seega juba minu pikkused ja isegi võib-olla pikemad inimesed saaksid siin täitsa juba magatud. Seega ei ole see buss nii hukkas midagi. Rahvel juba mõtles siin kõik need päevad, et häid saadad. Jaa, pane see rattaalarm ka veel käima. Piiks-paaks ja kõik jutud. Ma arvan, et täna me saame näidata teile, kuidas see, kuna nagu viimane hommik ei ole. Et ma arvan, et me täna saame teile näidata, kuidas see voodi kokku käib. Et see lahti käib samamoodi lihtsalt tagurpidi. Et siis te saate natukene aimdu, kuidas see buss töötab. Nii, aga head vaatamist. Lihtnud ongi. Midagi keerulist ei ole. Meil see asi on juba suhteliselt käpas ka. Alguses oli ikka natuke rohkem mähkimist. Aga nüüd on aeg näod näkku joonistada. Ma hakkan siis vaikselt kohvi keetma. Teeme võileibosid ja siis lähme edasi. Lisaks enne ma unustasin mainida. Meil on siin veel viimased Eesti toiduvarud kokku veetud. Täitsuitse vorst, juust ja viimane kohuk on ka alles jäetud, sest et täna on ju 20. august. Ja me iskasime lipu. Palju õnne, Eesti. Tubli oled. Nii, oleme kokku pakkinud ennast ilusasti. Eesti lipp on armatuurile pandud. Mind kaardi pealt veits segab, aga ei ole hullu. Täna lähme siis Köta kanalisse. Köta kanal on siit umbes 35 kilomeetrit. Seega asume teele. Linn. Nimega Motala. Ei tea, mis siin on, aga ju siin midagi on. See ongi see kanal. See kanal on 190 kilti pikk. See on lühem kui see Talslandi kanal. Aga... Kus tuleb ja kuhu läheb? Siit Motalast hakkabki vist. Või tegelikult vist hakkab varem isegi. Ja see hakkab isegi varem. Ma ei tea isegi kust enam. Ühesõnaga. Vasta olla. Pigem on küsimus see, et mis seal toimub. Ma ei tea, mida nad teevad seal. Kaua saab park. Siin rohkem automaate pole, see on ainuke. Ei, see on automaate ainuke. Said saada? Ma saan trahvi, kui need jõuavad siia panna selle oma autonumbri sisse. Laevadega. Me nüüd vist kõnime väga linnast välja, mul on tunne. No mida me siis siia vaatama tulime? Ja, natuke linna, natuke kanalit ja siis järgmisesse kohta natuke linna, natuke kanalit. Ma saan aru, me oleme natuke kanalit näinud ja nüüd aeg natuke linna vaadata. Ma ei tea. Ma vaatan, kus me oleme. Tuleb välja, et me olimegi natukene kanalit näinud ja nüüd lähme vaatame natuke linna. Kristjan vaatas kaardi pealt, mis siin linna peal on ja siis ta tõi välja jälle Kungskaatan. Mul hakkab tunduma, et kas sa oled õige Rootsi linn, kui sul ei ole Kungskaatanit seal sees. Päris sinine vesi on. On jah. Kas te ei ütleks, et see vesi näeb nagu seebi vesi veits välja? Sükene kerge sinakas toon. Mida? Ma näen neid. Näed sa sa juba koperdasid ühe taha. Sest ma nägin, ma astusin peale sinna. Jälle, tahtsin oma seebi veest rääkida ja tuli lihtsalt lendas vahele. Ma ei viitsigi rääkida. Tunnistan esimest korda, et minu arust on tegu koleda linnaga. Ei ole just kõige ilusam linn võrreldes eelmistega. Ka Peatänava on veits mannetu. On siuke mõttetu, jah. Me veel naudime seda maskita elu. Sest me saime teada, et Eestis pead juba varsti maski kandma igal pool jälle. Järgmist nädalast peab hakkama maski kandma igal poole. Tekkis. Aga meie aeg siin Motala linnas saab läbi. Ja lähme edasi. Ja lähme oma bussi.
Nii, väike peatus. Kristjan soovis siin pildi teha. Selline see Köta-kanal on. Ma unustasin ikka oma lippu autosse ju. Lipuga tahtsin pilti teha. Aega on liikuda edasi. Oleme esimest korda parkimismajas. Jõudne oli 2,1. 2,1, aga me oleme 1,94. Seega peaksime mahtuma. Ja mahtusime. Jätsime õnneks esimesele korrusele ka seega. Ehk siis me läksime kõigepealt parklassi sisse. Seal oli üks vanavapi Rootsi härra, kes pani juba tagurpidi käigu sisse. Ja tuli meile ukse juurde, et auto, et siit ei saa. Kaart ei tööta. Siin on kaardiga, ei saa mitte midagi. Ma läksin, vaatasin automaadis kaardid on. Mis siin häda? Kristjan juba läks kõrval tõkkepuu juurde. Ma jõudsin nuppu nagu Stockmanist. Ma mõtlesin, et ma maksan seal mingi asja ära ja saan piletiga sisse, aga tuli välja jah, et see oli sama süsteem nagu meil Stockmanis, et lihtsalt vajutad seda saad selle ja pärast maksad, lükkad sisse nii kaua, kui sa olid, nii palju eest sa maksad. Need ei saanud üldse aru sellest seal. Läksime välja ja nad ikka olid hädas seal. Kristjan ütles, et vaesed rootslased, nad tahavad kogu aeg maksta kõige eest kohe ära. Ja siis me aitasime neid, võtsime pileti välja ja siis nad said sisse ja mees oli püha viha täis, aga naine see eest oli väga viisakas ja rääkis inglise keelt väga hästi. Aga nüüd, me oleme sellises linnas nagu meie arvasime, et see on Linköping, aga võib-olla on see Linköping meie. Nad vist ütlevad kõiki neid köpinguid, šöpinguteks. Jah, nagu kirjas ei ole ühtegi hääldust peale K-tähe. Me lähme köppama ka täna või? Aga me juba käisime köppamas täna. Saite nädala pihta või? Nagu shoppama, aga köppama. Siin linnas on plaan natukene ringi vaadata ja süüa. Peame mingi hetk isegi edasi minema. Jaa, sest kell on juba 2:03. Ja meid, saan aru, et oodatakse varem. Lõppsihtkohta oodatakse isegi juba varemisega. Me nuputame välja, mis suunas me minema peame. Oi, väga vales suunas. Lähme sinna peame minema. Ja lähme siis tagasi. Siin on ilus maja jälle. See tõotab olema ilus linn. Aga siin toimub nagu mingi rebaste retsimine. Tundub jah mingi. Et tundub nagu rebaste retsimine, jah. Nii kaua, kui me ringi jaotasime, siis Kristjan juba pani mingite lastele silma peale. Et siin on isegi mingi sushi koht. Tegelikult sushiteks küll süüa, pole isegi ammu söönud juba. Pole selle 10 päeva jooksul söönud sushi. Kohe alguses sööme. Ja laevapäeva höllisin kaasa. Me ratsin tõsta selle 34 euro eest seda õhtusööki seal La Rosi laevapäev. Ja siis ma ostsin sushit. Vot, aga ma ei tea, kas me lähme vaatame siia. Tellisimegi sushit, uskumatu. Päris head nägid välja ka. Aga nüüd me ootame söögi ära. Sööme ära ja tegelikult me peame siit linnast naaksu tõmbama. Kuskilt peame poest ka korra läbi käima. Naaksu tõmbame selle jaoks, et me avastasime, et see, kuhu me sõitma peame, sinna on 2,5 tundi sõitu. Ja kui me tahame sinna normaalsel ajal jõuda, siis me peamegi suht varsti liikuma hakkama. Seega söök sisse ja tund. Tundub natukene hädas. Nad on välja soodus, et siin on nii mudal. Ja nüüd pakime asjad ära, paneme GPS-i ja hakkame teele. Rootsi. Mis värk sellega on, et nagu toidupoes ei müü nagu tavaliselt nagu veini või midagi. Ja sa pead selle jaoks minema eraldi poodi. Ja see eraldi pood on umbes nagu meil läheks sinna Alko 1000-sse. Kus see loogika on nagu? Et ma käin toidupoes ära ja siis selle jaoks ma sõidan eraldi veel teise kohta ja siis me räägime Eestis nagu probleemist alkoholiga. Ei, aga siin ei olegi selles suhtes probleemi. Et sa toidupoes ei mõtle, et võtaks täna veini ka, sest sa pead nagu ekstra minema selleks sinna poodi. Sul ei jää nagu silma. Seda küll, okei, täna on reede, aga sinu jutule vastuväiteks on see, et kas sa nägid neid järjekordi, mis seal poes praegu olid või? Selle asemel, et inimesed saaksid poes selle, nad kõik sõidavad veel selle autoga ja siis me räägime, miks me kuradi Antarktikas jäämäed sulavad ja kuradi Amazonas vihmamets juba enam ei tooda süsihappegaasi piisavalt palju ja nii edasi. Sest et kuradi rootslased panevad ühest poest teise selle jaoks, et juua saada. Et arusaamatu. Ja tänu sellele läks meie kohaljõudmise aeg veel pikemaks. Me käisime 2 korda samas poes eeldades, et teises poes on nüüd järsku. Et äkki see on suurem, et seal müüakse? Jah, et äkki seal müüakse, aga ei. Nüüd me siis jõuame 2,5 tunni pärast kohale. Mõnus sõitu vaata. Ma võin hästi kiiresti teha. Ei, sa ei proovi.
hiljem läksime siis peale Linköpingut otse siis, teie nägite viimasena vist seda. Läksime siis sinna tuttavate juurde. Veetsime väga mõnusa õhtu seal, heas seltskonnas, hea söögiga. Natukene läks meelest ära, natukene ei olnud endal ka soovi seda filmida, vaid et tahtsime siis selle lõpu oma keskis teha. Täna öösel siis tegelikult me ei maganud enam bussis, magasime toas, sest õhtu läks. Külm oli õhtu, kui me bussi asju läksime võtma, siis oli mega. Ja õhtu läks pikale, siis ei viitsinud enam hakata bussis voodit tegema ja tuppa oli meil juba kõik valmis tehtud. Ei lubatud minna. Esialgu me mõtlesime üldse, me oleme kämpingus. Siis öeldi, et kuhu te lähete? Kui pokaalidesse olid ära valatud, siis öeldi, et ei lähe kuhugi. Täna siis jätkasime hommikul seda, käisime natukene sadamates ringi ja tulime siia Stockholmile. Aga nagu näha, oleme siin Rootsi kruiisi peal tagasi. Ütleme tšau Rootsile. Ja varsti uued seiklused. No ei tea, kas varsti. Sügisel on vist natuke raske selle bussiga enam minna, et ütleme nii, et sügisel sõidad Prantsusmaa. Et kõrvalt, meil praeguse töö kõrval, me käime igapäevaselt tööl ka. Kahjuks. Et siis selle reisi raameks ja natukene pealegi sai võetud 3 nädalat puhkust, seega ei ole väga palju seda puhkust alles enam see aasta, kus saaks niimoodi pikalt minna. Ma saan kõik välja võtta. Järgmine aasta saab hooaega juba varem alustada, seekord läks bussi ehitamise nahka väga palju. See Rootsi reis oli väga hea, imeline. Õppisime väga palju sellest. Ja üleüldse Rootsi on väga ilus. Ja üleüldse, Lõuna-Rootsi oli väga ilus. Aga aitäh, et ühinesite, need, kes te ühinesite meiega selle reisul. Eks me oleme ka algajad sellel asjal, kuidas kaamera ees olla niimoodi vabalt. Nagu me näinud oleme, siis mõned klipid on ilma helita. Peame vaatama, mida nendega peale hakkame. Või peale hakkasime juba siis selleks, et kui teie viimast seda näete. Ostame kommi. Ja midagi soolast. Soolast, jah, seda saad poest vist ei saa niimoodi. Aga teie siis, kui te ei ole veel jälginud meid, minge vaadake meid ka Instagramist üle. Jätke kommentaare, et andke tagasi, et alati on tore parandada ennast, kuulda, kuidas mis on hästi. Kiita võib alati. Aga Instagramist te näete rohkem nii-öelda reaalsemas ajas, reaalajas seda äkki, kus me oleme. Et näiteks selle reisi jooksul oli meil iga päev postitus ja Instastorid ja highlightidest saate minna pärast järgi vaatama, mis Lõuna-Rootsi välja kujutas endast. Aga teile tšau ja Rootsile tšau.